No nii, siis meil on natukene aega mööda läinud. Me peaksime seda Diffri pukse vahetama. Aga mis meil ei olnud, meil ei olnud tööriistu selle jaoks, siis sai vahepeal tellitud Leedust mingisugused puksi väljatõmbamis mingi komplekti. Ja nagu sealtpoolt näha on, siis kas Diffri overflow'st on natukene tihkunud Diffri õli välja. Nii et ma ei oodanud seda, aga sellest ei ole hullu. Paneme sinna arvatavasti juurde siis ja ma näitan seda komplekti. Selline komplekt. Sellega üritame siis saada selle puksid välja sealt Diffri seest. Ja mis meil veel oli, kui me sumpa alt ära võtsime, siis avastasime, et päris pekkis on. Kohe näitan. Nagu näha, on siit sukk ikka normaalselt katki ja tegi mitte just kõige paremat häält. Ja keevitused on ka siin nagu, ma ei tea, Jeesus Mariad ikka. No normaalselt. Mingisugune asi on ta olnud. Nime siit välja ei loe. Aga siis ma mõtlesin, et kas osta nüüd uued sukad siia, viia Google'i keevitamisse, kuna endal ei ole. Mõtlesin, et kurat seda janti ja jama vist, seda on nii palju pärast. Parem siis tellime uue, siis sai tehtud selline asi. Sai siis selline asi, tellitud uus, nii et ma ei tea, teeme lahti või, vaatame, mis siin sees on. Võtame mingisugused tööriista ka, millega unboxingut saab teha. Väga nice. Juba läheb. Sellel muidugi mingi nime peal ei ole. Ei tea, mis firma oma on või kust. Aga noh, palju viisakam näeb välja. Ja noh, muidugi paneme ausalt siit seest. See võiks olla ka tegelikult ju keevitatud. Aga ma arvan, et me ei hakka seda küll Google'i viima. Nii et ma ei tea, proovime siin Diffri need puksid ära vahetada. Ja siis kogu aeg siis paneme selle alla. Nii, pole enne nagu pukse välja võtnud, ei teagi, kuidas käib. Vaatame selle komplekti üle siis kuidagi. Mingi värk peaks olema. Et ei oska aimatagi. Aga eks me õpime, vaatame, mis siit tuleb.
üldse midagi tuleb. Nii. Ennastega tegemine on nii nagu see on raisk. Käisid üles. Aga kogu aegi mingi prooviks padruniga kohe peale lennata. Aga mul vist ei olegi teisele just panna. Mis ta teeb? Ei no, вообще lihtne. Nagu poleks ise uskunudki. Nagu nii lihtsalt käis, tuleb välja. Saame selle siit kätte ka. See käis küll. No võib-olla algaja õnn. Äkki. Mingi asi läks. Padruni värgil läks küll juba katki, aga teid lukk peal olema, aga see lukk tõmbas kohe eebat siit, aga sellest ei ole hullu. See on äkki kuidagi vähe tagasi pingutatud. Nii. Vana puks käes nagu nupsti. Siin on näha äärest, et on juba nagu lõhe sees. Nii, teiselt poolt ka. On teispidis. Otsad välja panna. Siin on üldse mingisugune suurem. Mingi härvel on siin peal. Teistmoodi. Okei. Mingisugune värk siin. See valgus vist eriti hea on, paistab täpselt peale. Siin ette panema midagi. Video kvaliteet ei ole siis kõige parem muidu. Need on palju parem vist. Karu ja pingviin aitas. Nii, grammi võrra suuremalt läheb vaja. See on veel siis 46, meil jääb mingi 48. See.
122, aga vaatame, äkki saame nendega kinni öelda. Nii, ütleme niimoodi siis, et esimese puksiga läks natuke liiga lihtsalt. 30 sekundit ja väljas. Teise puksiga, mis siin oli, kuidas öelda siis, asjad olid vähe teised. No, ma pidin seda ikka mehe moodi välja võtma ja sellega läks koos igasuguste muude jamadega. Ma ütlen, et selline tubli pool tundi. Poleks uskunud. Aga noh, eks neid üllatus ikka tuleb. Nüüd me peseme äratavasti omal tööriistad puhtaks ära. Alati on ju hea võtta puhti tööriist kohvrist, kui neid mustasi. Ja siis peaks puhastama arvatavasti need augud siin sees ka ilusti korralikult ära õrnad, võib-olla äkki liivapaberiga üle käima ja siis paneme need ilusad, äkki olid kollast värvi, need kollased, kas nad olid powerflexid või superflexid, paneme siia vahele siis. Et arvatavasti nendega vist probleeme ei tule, need peaks minema nagu rudinal, nii et jah. Kasutame vana head brake cleanerit siis asjade puhastamiseks. Siia kuradi kohvrisse tagasi panna. Seda mäletab päris täpselt, kus kõik olid, aga me leiame kohad üles. Pritsis seda jama siin igale poole, kui see edasi rajakaga vähe nagu aidatud kaasa. Nii et jah, mis meil on siin 44,36 ja läheb siia. 48,38.
Nii, need olid siis kollasvärvi ja need on meil Strongflexid siis. Sai liivapaberiga auk puhtaks tehtud. Ja nüüd siis neid siis peaks siia sisse minema. Aga küsimus on päris hea, kummale poole see paksemad saab siis. Pam. Nii. Nii. Lähevad siis külge. Siin on kaks erinevat nagu näha, siis jämedam ja peenem. See jämedam peaks jääma siis nii-öelda ülespoole. Paistab, et läheb päris hästi vahele. Ja kitsam allapoole. Nii, siis seina see läheb siia vahele. Kuuled, sõidab küll saada mingisugust kreemi vahele. Meil on kriis on olemas. Aga hammastega ma seda päris lahti ei taha teha. Teeme sellega. Oba. Pulga peale ka. Niimoodi äkki vaatama, kas läheb. Kuule, libe värk. Oh, läks. Nii. Esimene tšekk. Ja nüüd teeme flippi arvatavasti. Päris kuradi raske. Puhastada auk veel ära ja
taha seda. Topsti. Siitpoolt on vähe tumisem. Päris hea määra oled. Lihtsam lüüa. Ei tahagi minna nii kergelt. Räige kraam. Nii. Parajalt koosib ka. Jah, siis peaks hakkama panema. No nii, üritasime siis saada seda suuremat puksi ka sinna sisse. Tükk tegemist ikka, aga näitan. Ikka veel ei ole seda. Mul on arvatavasti vaja mingisuguse metalltera või asjaga see metallist ümbrist sealt ikkagi kätt saada. Üritasin selle läbi puurida, proovisin nende kuradi tõmmitsate või nendega seda kätte saada sealt. No reaalselt ei tule. Proovisin soojendada seda, ikka ei tule. Arvatavasti peab ikkagi mehaaniliselt kuidagi lähenema, aga mida ei ole, on mul tiiger. Siin mõnus väike tiiger oleks sinna vahele, siis saaks metallteraga selle kas nüüd just läbi lõigata, aga niimoodi, et ta kätte saaks sealt. Reaalselt seda nagu sillatala nagu ei tahaks lõhkuda. Et jah, aga ma ei tea. Praegu vist äkki pakin asjad kokku ja koju jäävad. Ilm veel on ilus, tahaks mootorrattaga ka veel täna sõita. Täna pühapäev, homme esmaspäeval tööle. Et
jah. Paraskola hunnik on siin, aga paneme asjad kokku ja näeme järgmises videos. Davai!